Mis täna on jälle ju tagasi, kolmas hooaeg alustas juba ammu ja te kõik olete ju väga rahul sellega, et me oleme tagasi. Panen samal ajal telefoni niimoodi varjatud ära, et ei näeks, et see mul laua peal ununes. Ja küsin Marti käest niimoodi soravalt ja sujuvalt, mõnusalt, maheda häälega. Mis täna? Sa kasutasid terve intro ära, ma pean lihtsalt kohe intro peale panema. No mis siis täna? No mis siis täna? Tänasel päeval olen haaranud enda ettele rüperaali, ma olen valmistanud sulle ette mõningased küsimused, et testida sinu teadmisi siis niukses sci-fi filmide vallas. Science fiction. Scientific fiction. Scientific fiction. Filmitology. Just, nimelt ja täna võtame siis vaatluse alla ei millegi muu kui Star Warsi ja Star Treki. Oled sa varem mõnda neist filmidest näinud üldsegi või sarjadest? Üldse täiesti ausalt, ma ei ole näinud, ma ei ole isegi hakanud kunagi vaatama, kuna see on minu jaoks olnud aegad algusest peale kuidagi väga kauge võõras. Aga ma tean muidugi, et nagu see Star Trek, Star Wars ja kui selle film välja tuleb, siis Ameerikas kõik hullud ja kinod on paugust täis ja see on tohutu fenomen, aga see ei ole minuni jõudnud, nii et sul on võimalus mind hook-upida selle teemaga ja vaatame, kas... Ma ei usu, et ma sind väga hook-upin, sest ma lihtsalt testin sinu teadmisi, aga nüüd sa pead ilmselt ennustama või mõtlema välja, kuidas võiks olla, on ju? Kuidas see sulle kuskilt külge on jäänud, kui keegi on rääkinud näiteks sellest? Jaa, nii oota, ma panen oma sensitiivsed võimet tööle. Mina siis kas ütlen sulle mõned väited või küsin sult otse küsimuse ja sina vasta niimoodi, nagu sa oskad. No eks ma siis proovin ja ma muud moodi ei saa. Esimene väide on siis selline. Enne oli väljas 2 hooaega, kui George Lucas otsustas rebootida frantsiisi ja alustas kõigega uuesti filmist siis otsast peale. Kas see käib nüüd Star Warsi või Star Treki kohta ka? Star Warsist räägin. Star Wars. George Lucas, kuidas sa George Lucas te tea? Ma tean ainult mingi Luke I'm a father, mingit lauset kusagilt, mingit sealt poolt. Nagu kas ta otsustas siis, 2 hooaega oli väljas juba ja kas ta otsustas, this is rubbish, I wanna do it again ja hakkas otsast peale või? Filmiga. Ja ma julgen öelda, et see võis olla Star Treki puhul nii. Jah, tõsi ta on, Star Wars tuli siis filmina esimesena välja, see aasta oli siis, kui ma ei eksi. Mingi 62-7 midagi sinna. Ei olnud, 77. No nii uus. Kumb oli ennem, kana või muna, nii et kumb tuli esimesena, kas Star Trek või Star Wars? No kuna ma tean ikkagi, et see Star Wars on nagu suurem asi kui Star Trek minu arust nagu maailma mõistes igatipidi muud pidi, siis ma julgen oletada, et Star Wars oli esimene, millele tuli siis järgi Star Trek. See on siis sinu viimane vastus. See on minu viimane vastus ja ainuke ka, mis mul täna praegu selle kaabel tuleb, mul on rohkem sul midagi veel selle kaabel. Igal juhul 1966. aastal alustas siis tegelikult Star Trek kui televisioonisari. Ehk ta oligi nükene... Star Trek oli enne kui Star Wars siis. Just. Ja Lucas on tõesti öelnud, et ta natukene on tõesti inspiratsiooni saanud, kuid tema inspiratsiooniallikud on üsnagi suuresti mujalt seda tulnud. Neid 2 filmi saab eristada ühel põhiteema. Kummas on põhikeskmes võitlus hea ja kurja vahel? Kas kõik filmid ei ole või? Ütleme niimoodi, et üks nendest filmide... Nagu Journey lugu on ja teine on siis nagu Bad and Good või? Just. Ma arvan, et Star Trek kõlab nagu inimkonna areng ja Star Wars kõlab nagu sõda war, nagu hea ja kurja vahel. Ma julgeksin nagu loogika järgi niimoodi, et ma ei tea mitte midagi nendest kummaskist asjast. Ma julgeksin öelda, et Star Wars on Bad and Good ja Star Trek on Story of... Ei, kurat, tähesõjad. No ikkagi Star Wars, jah, ta on siis see sõjamaa. Kuigi ma juba tunnen, et see on vale, aga ma ütlen ikkagi. Ei, sul on nõus. Ma olen õigus või? Sul on täiesti õigus, jah, tõsi ta on tegelikult, et Star Trek põhineb siis, või võtab oma inspiratsiooni ikkagi suuresti sellest, et tegelikult igas osas nad käisid erinevatel planeetidel ja vaatasid, kuidas nad ja aitsid sellel nagu areneda nendel asjadel, mitte ei läinud neid vallutama, vaid nagu aitsid nagu sellel, loomulikult seal toimusid igasugused võitlused oma vahel, erinevalt rasside vahel, aga tegelikult seal siis inimkonna või siis niisugune Star Trek. Galaktika elusolendite areng. Ja. Just, et hoida seda elu ja aidata sellele edasi minna. Nii palju, kui mina olen ka seda vaadanud tõesti. Ja Star Wars siis tõesti, sa tead, on nagu, siis nagu tume pool ja siis on Jedi'd on ju. Ja seal on see tumedama Dark Vader on. Ja just. Muidugi, ja, no come on, ma mõtlen selle kohe välja. Kumb sai siis inspiratsiooni kirjandusest? Kas siis George Lucas või siis Star Treki autor? Kirjandusest? Just. No see George Lucas siis või mis iganes. Arvad jah? Jah. Aga miks sa arvad, et just mis kirjandust ta võis lugeda? Mõtle seda. Ma arvan, ta võis lugeda näiteks ulmekirjandust. Ulmekirjandust? Ja, ulmekirjandus võis olla. Ei, mingil määral on sul õigus, mingil määral sul ei ole ka õigus. Tegelikult mõlemad said, jah. Ei, no kindlasti mõlemad said, aga tegelikult Star Trek on põhiliselt ikkagi telesaade, see on mõeldudki, et nad teevad telesaadet ja see on nagu saanud inspiratsiooni siis teistest
telesaadetest, et mõeldnud teha nagu ikkagi sellist telesaadet, mis keskendubki siis kosmosele. Aga Star Wars tõesti, George Lucas on öelnud välja, et tema vaatas John Carteri, mitte ei vaadanud, et luges John Carteri erinevaid Marsi teemalisi raamatuid ja sinna hulka veel erinevaid samurai raamatuid. Kui sa vaatad siis Star Warsi filmi, siis sa näed seal tihtipeale on neid lightsaberid käes ja seal on väga see samurai temaatika sees, aga see on nagu viidud siis nagu teisele tasemele. Ja need pulkasid ma tean ka muidugi. Ma mõtlesin just hetkel ise oma peas veel ühe küsimuse. No nii, improvisatsioon. Ma ütlen sulle lihtsalt ühe väite. Star Warsist pole mitte ühtegi seriaali tehtud. Star Warsist pole mitte ühtegi seriaali tehtud või? Kas see on õige või vale? Mul ei plahvata kusagilt tajusopist, et ma oleks kunagi kuulnud, et oleks mingi Star Warsi film või keegi näitleja oleks mänginud mingis Star Warsi filmis, aga samas see võis olla hästi ammu, sellel ajal, kui lääne kultuur meie kultuuriruumi ei sobinud veel või ei lastud sisse. Aga sari, ta on ikkagi kuidagi minu jaoks nii nagu siuke elf-fenomen, et ma arvan, et ta ei ole nagu sarjaga lörtsima hakatud, et ta on ikkagi olnud ainult nagu filmisari. Tõmbasin siin kohal siis stillist ja tegelikult on tõesti sari olemas, aga need on kõik animeeritud. Vaat. Et kes on ilmselt erinevaid multika versioone sellest näinud, teavad ka millest juttu käib siin kohal. Aga võt, selline oli siis meie tänane video. Ja, meie saade oli täna selline ja kui sina arvad, et Star Wars või Star Trek on jama, siis vajuta subscribe. Kui see sulle meeldib, siis mis võiks teha ka? Kommenteeri alla, kes on sinu lemmik karakter, olenevalt kummast filmist on ju. Ja igal juhul, kui sa selle video juba lõpuni vaatasid, siis pane videole like'i ka ja subscribe meid ka ja kindlasti vaata ka üle, mida me oma eraelus teeme seal Instagramis. Klingid on all olemas. Ja. Tšau! Mis sa arvad, tahad vaadata üldse filmi või Star Treki? Ma ei tea, kui... Ma soovitan, kusjuures Netflixis on see Star Treki sari on väga hea.